Tere hommikus! On laupäeva hommik, väljas on mingi 15 kraadi praegu sooja. Seal, kuhu me läheme, on soojem. Vähemalt ilmateate järgi lubab kuni 19 kraadi ja päikest. Aga läheme Itaalia peole, ehk siis Itaalia muusikapäevad ja Haapsalu veinipidu, Haapsalu veinipäevad. Jumalast äge üritus on see tegelikult. Ma olen 2 korral käinud seal, aga siis tuli see koroona tuli peale ja 2 eelmisel aastal see üritus jäi ära. Nüüd see aasta toimub ja täna me sinna lähemegi. Teen siis väiksed reportaažid sealt. Ma ei tea, kui hästi see välja tuleb. See on mul praegu esimene selline. Nii, jõudsime Haapsalusse ja mõtlesime, et teeme täis kultuuriprogrammi. Inimesed müüvad netis neid festivalipileteid ja päris hea hinnaga saime 10 eurot pilet. Ei tea, palju ta eelmüügis maksis, aga kallim. Ehk siis nüüd saame lisaks veiniüritusele ka Itaalia muusikat kui bellissimo. Me teeme seekord niimoodi, et paneme telgi püsti. Käisime korra läbi, sealt tohutu plats on juba reserveeritud telkimisteks, et päris äge. Paneme telgi, kui paneme auto sinna ära, siis lähme joome veini ja siis vaatame edasi. Ühesõnaga hoian teid kursis. Nii, me leidsime endale ööbimiskoha, et see plats siin, vaatasin järgi ka, et see on juba üldkasutatav maa. WC on kõrval, kui näete, siin kõik on täis neid autosid seal tagapool, on veel näha tohutu ala neid kämpereid. Ühesõnaga meie värk on siin. Tervitame politseinik ja huvitav, neid üldse ei huvita, et siin haljas ala peal seistakse, no ju siis ei loe. Aga nüüd läheme siis lõpuks, saime piletid kätte, 10 eurot tükk, muidu eelmüügist vist maksis 2 päeva pilet 45 eurot. Nüüd läheme siis veini degusteerima. Vot nii. Kuna see meie auto asukoht, telkimisplatsi asukoht on natukene kesklinnast eemal, südalinnas, siis ütleme isegi 10 minutit vist peame jalutama, aga ilm on ilus, päike paistab, linnud laulavad. Mis nii viga on ju? Nii, kõik on olemas. Veinipokaal, pastakas ja hindamiskaart. Saime piletit ette, nüüd oleme esimeses järjekorras. Vot nii. Aga nii on. Ootame siis. Esimene vein on käes. Õigemini on see Prosecco. Ja ilm on päris palavaks läinud. Mulle tundub, et mu see outfit on natuke liig praegu, aga kuna see üritus on siin kellaajaliselt piiratud, siis
siis tuleb lihtsalt praegu nautida. Cheers! Ma loodan, et siin ei unusta ära selle nautimise käigus ka neid reportaaže teha, sest tavaliselt kipub olema nii, mida aeg edasi, seda vähem tegeled sotsiaalmeediaga, aga praegu on, ma ei teagi, mitmes. Ühesõnaga rahvast on siin palju. Meeleolu on ülev ja nii ongi. Ega midagi, naudime edasi ja mis ma ikka oskan tarka öelda. Nii, natukene ma räägin sellest, et viimase aastal toimus 2019 võitja Prosecco mulle väga maitses, ma ütlen ausalt, et see on tänase päeva kõige parem Prosecco, mida ma joonud olen, et ma võtan ühe lonksu veel seda. Korralik jauramine. Kuidas? Korralik jauramine. Aga ma proovin nüüd võtta uuesti seda number 19 on see viimase aasta võitja Prosecco. Ja nii, ja ma võtan, vaatan, kas me saame siit löögida ka. Võtan korra veel seda, nii näete, nüüd mulle valatakse viimase aasta võidu Proseccot. Viimase aasta võidu Proseccot. See tuleb siin. Viisi olla mulle ka. No nii, super. Näitan seda, mis see on ka, eks. See viimane kord võitis, ma arvan, et sellel suured šansid ka see aasta võita. Ja tegelikult ka see on väga hea Prosecco. Silte nägite, eks. Tõenäoliselt sellepärast, et ma siin kaameraga praegu olin, alati mulle seda nii palju. Muidu nad siin üldiselt nad valavad, see aasta ma olen tähele pannud suhteliselt vähe klaasidesse. Et ma ei tea, no üks teooria on see, et kui lõpuni on jäänud mingi tunnike või natuke vähem, et siis hakatakse neid klaasega rohkem täis valama, sellepärast, et neil on vaja jääkidest lahtised pudelid on vaja tühjaks teha, eks ju. Aga ei, vaatame edasi. Me oleme alles mingi 4-5 butiiki siin praegu läbi käinud. Nüüd vaatame edasi. Vahepeal on vihma hakanud sadama, nagu te näete. Või noh, ma ei tea, eks te näete, aga tänav on tühjemaks jäänud, kõik seisavad maja seinte ääres. Aga meil on hea, meil on katus pea kohal. Vein on laua peal, õigemine Prosecco. Heited oma ju tiitud. Ja jälle on siin laua peal see vihje on kogu aeg silme ees, et tuleb selle numbrit valida. Ma räägin, ma ei julgenud võtta. See ei ole üldse nii hea, kusjuures vein, ma ütlen, et see maru on palju parem. Palju maru. Ma ütleks, et Prosecco on päris hea. Maru on ikka üle. Proseccot sa mulle valasid? See on Valdopeadene piirkonna Prosecco. See on vein, mis valiti Eesti sommelier aasta veini konkursil. Valiti parimaks Proseccoks Eestis ja on hästi mõnus, värske, puuviljaline. Valdopeadene on parim piirkond Prosecco tootmiseks. Aga punane on ka kuskil. Nii, sa võid jah see juurde veel valada seda. See siin on nüüd siis... Ütle mulle see number ka. Number on sellel Prosecco number 3. Number 3, sellel on... No, maitseme korra.
ja valge oli meil valget kana. Ütleme nii, et see on praegu konkurentsis. Palun. Vaatame, mis õhtu toob. Teile proua valget, jah. Suhteliselt hea pehme maitsega on see. Ja siin oli vahepeal kusjuures selline lugu veel, et valge vein ja Prosecco said otsa. Härra Kalev Vapper käis juurde omas neid kuskilt, sest et statistiliselt tuleb välja, et Proseccot võetakse rohkem kui muid asju. Ja üldse trend pidi olema sellel aastal niimoodi, et roosad veinid ja ka Proseccod ruulivad. Prosecco ei tohtinud ennem üldse roosat teha. Nüüd nad teevad ja mulle tundub, et roosad Proseccod siin ka väga hästi lähevad. Aga nagu igal sellisel üritusel on ka sellised nii-öelda telgitagused alad. Me praegu oleme sellises telgitaguses alas. Tundub, et me otsisime kuhu panna oma pokaale ja siia on toodud meie jaoks üks käru pokaalide jaoks. Ma tahaks näha seda hommikul kella 6:30 seda ülekannetega. Me oleme siin nende tüüpide juures, kellega me selle õhtul kokku saime, ja neil on mingi 9 kasti veini nagu. Aga me ei tea, mis hommikul kell 6 on. Kusjuures siin on WC-d või ärme nimetame need WC-deks, aga käimlad siis ja saba on olemas selles mõttes, et mida see näitab? See näitab seda, et inimestel seedesüsteem töötab ja on vaja väljutada aineid. Aga see on ilusti Haapsalu Lossimüüri ääres. Tahtsin just öelda, et tegelikult siit müürist on võimalik läbi nende aukude ronida. Vähemalt kui ma vanasti saledam olin, siis ma mahtusin. Aga sa tead, et see läheb YouTube üles, on ju? Ja muidugi ma võin teha, et ma sain piletita, nägin Robert Planti. Nii et olge saledad. Tuju on juba päris heaks läinud. Me oleme juba mingisugune 2 tundi vist siin maitsenud neid veine. Tuju on ilmselgelt heaks läinud. Ja maitseme edasi, eks ju. Aga lihtsalt vahepeal peab tegema neid nii-öelda short'e ka. Et muidu on see, et tükk aega vahet ja siis enam ei saa aru, et ma ühesõnaga videos, et kus ma olen või mida ma teen. Proseccost on meil siis Serafino Extra Brut, 100% Glera varjasort. Valgest veinist on meil siis Põhja-Itaaliast, Piemontist pärit Cava di Cavi. Väga mõnus suvevein. Ja punane on meil siis Valpolicella Ripasso, väga tanniinne ja marjane. Ma olen tagasi selles kohas, kus ma alustasin tänast veini degusteerimist ja ime siin seltskonda täpselt sama, kes oli siis. Nii ilusa seltskonna pole täna olnud kindlasti. Ma ei saa nagu selles mõttes aru, et kui teised käisid ära. Suures Justin Bieber vaatab ka seda YouTube'i kanalit, ma sain nii aru, eks on nii või? Ja mis siin ikka selles mõttes, et kõik uus on unustatud vana, ütleme siis niimoodi. Vaata, selle asja nimi on küsija sulle antakse. Et mul oli vaja saada WC-sse. Kuna ühtegi avalikku WC-d siin kuskil ei olnud, siis küsisin inimese käest, kes mulle esimesena silmapiiril ilmus, et kas siin kuskil on WC-d ja lubati mind, ei tea. Ma arvan, et see on mingisugune söögikoht, kelle taga ruumides ma olin. Ikka ma olin. Ma mõtlesin, et kurat, kas läbi tormipilvega tulid või? Jaa, tulid. Ja ma mõtlesingi, et mis tervist! Tere! Et filmitakse. Sest et esimene päev ma panin nagu, kuidas ma pissin või mida ma teen. Tegelikult need on suvalised möödakäijad, et siin tuleme tagasi selle WC juurde, siis
lubati mind seda kasutama ja tegelikult jumala äge oli. Aga ilusat pidu teile! No vot, vaata selles igas päevas on midagi huvitavat. Ma tulin... Milline vein? Ja see ei ole niisama vein, see on siin väike ettepanek, väike kihlus peaks kohe juhtuma või sõlmima. Selle veiniga on selle lugu, et ma tulin siia lauda tagasi, siin on uus seltskond ja tuleb välja, et vahepeal on mingid inimesed olnud siin, kes üks on teisele teinud ettepaneku abielluda, on kinkinud mingisuguse ja kell 4 tuleb poiss tagasi ja tahab teada. Kell 4 öeldakse siis, kas on jah või ei. Kas oli jah või on mingi jah. No nii käibki. Tule üritusele ja vaata, mida see kõik tänapäeval käibki nii asjad.